Võtame siis mingis mõttes selle tänase päeva siin kokku, aga proovime ka nagu edasi ikkagi liikuda, et mitte ainult tagasivaadet tänase päevale kokkuvõtet, aga alustamegi võib-olla sellest, et mida siis tänasest päevast sellest konverentsist ennekõike kaasa võtta, et tuleval aastal, kui uuesti kokku saame, siis oleks nagu rääkida mingitest edasiminekutest, mingitest töövõitudest, millestki reaalsest. Kes soovib alustada? Ma arvan, et meie võime alustada, et me kindlasti saime juba koostööideid, et saime ideid, et kuidas saaks siis käsitlust Eestis parandada ja kindlasti oleme elevil siis potentsiaalse koostöö osas. Mõtteid tuleb alati iga kord väga üllatuslikult. Sa mõtled küll, et sa nagu oskad ette arvestada, kuidas see üritus kulgeb, aga alati on üllatused ja väga-väga ootan kõikidelt kuulajatelt ja osalejatelt ikkagi ka meile privaatselt kirjutamist lisaks sellele kõikide nendele vestlustele, et mida te tahaksite ka siin kuulda sellel üritusel, kuidas seda üritust nagu teha, et tegelikult me ikkagi teeme seda ju patsientidele ja peredele, seda harvikhaiguste päeva, et see ei ole mõeldud arstidele harimiseks, vaid juhtivalt selleks, et kuidas rohkemini teid kuulda. Väga hästi, lähtungi siis sellest, et mõned küsimused, mis siis tulid tegelikult enne online'is, aga millele võib-olla ei jõutud nagu vastata. Äkki saab praegu sellele vastuse, et kuidas teie arvates, kas harvikhaiguste patsientide raviteekond on märkimisväärselt paranenud peale harvikhaiguse keskuse loomist 4,5 aastat tagasi? Jaa, see on hea küsimus. Ma arvan, et me oleme mingi piisakese suutnud seda oluliselt parandada ja ma olen väga tänulik kõigi eest, kes on tänanud selle eest, et me oleme nendega tegelenud. Teisipidi pean ausalt ütlema, et vanakooli inimesena ma tunnen pidevaid süütundeid, et ma ei suuda nii paljusid inimesi aidata, kui ma tahaks, aga ka minu päevas on ainult 24 tundi. Nii et me kindlasti peaksime leidma lahendusi, mida tegelikult tõi välja Irja Lutsar, et riiklikult oleks seda tuge, et me saaks tegelikult palgata meeskonda inimesi juurde, kes aitaks tegelikult patsiente vastu võtta, kellel on juba kindel diagnoos, et nende teekond oleks parem. Ma võtan siit kohe üle ja täiendan natukene, et see raviteekondade teema on tegelikult natukene suurem kui isegi harvikhaigused, et siin on palju poolikuid või olematuid raviteekondi, mis tähendavad seda, et paljud patsiendid pärast seda esmast diagnoosi kukuvad sõelast läbi ja nad kukuvad sellelt teekonnalt maha niimoodi, et sinna jäävad pikad lüngad sisse, mis tegelikult riigina tähendab ka seda teinekord, et inimese ravitulemus ei ole nii sujuv ja hea, kui ta võiks olla, kui see teekond on kohe alguses läbimõeldud ja ühtlane. Ja tegelikult see esimene küsimus ka veel, mis sa küsisid, et mis siit kaasa võtta. Mind väga kõnetas arengukavade puudumise teema. Kui me mõtleme selle peale, mis meil on olemas praegu, meil on olemas vähitõrje tegevuskava kuni aastani 2030. Meil ei ole harvikhaiguste arengukava ega tegevuskava. Eesti kõige suurem surmade põhjustaja on südame-veresoonkonna haigused. Meil ei ole selles osas tegevuskava ja arengukava. Ehk et siin on kindlasti midagi, mida me patsiendiorganisatsioonidega koos saame ka nügida ja lauale tõsta. Mina tuleks nüüd selle meie tänase konverentsi nagu põhilise teema juurde tagasi, et kuidas me saame ikkagi neid patsiendiorganisatsioone paremini elus hoida, et nad suudaksid enda eest paremini seista, et nendega arvestatakse. Et me täna ju tegelikult näeme ja teame seda, et nii-öelda õhinapõhiselt lapsevanemate initsiatiivil on mitmeid patsiendiorganisatsioone ellu kutsutud, aga need vaibuvad ära, sest selle väga suure hoolduskoormusega lähedase kõrvalt on väga raske veel ühte ühingut nii-öelda üleval hoida ja veel ka selliselt üleval hoida, et see sõnum jõuaks paljudeni, et mis on ikkagi need teie ka, et tüdrukud, et mis on see, mis aitaks seda ühingut elus hoida, mida te nagu tahaksite või vajaksite või kuidas ühiskond saaks teid aidata? Ma võin siin ka korra võtta sõna sekka. Tere kõigile esiteks, ma ei ole täna siin veel olnud ja väga tore on olnud kõike kuulata. Seoses selle võib-olla
patsiendikesksusega ja just nende organisatsioonide võimestamisega. Me ju kõik teame siin ruumis, et patsiendiorganisatsioonid sünnivad väga siirast vajadusest. On keegi patsient või kellegi lähedane, kes tahab tuua kokku samas olukorras olevaid inimesi ja seejärel seista nende õiguste eest, mis tegelikult on ju väga tugev ja väärtuslik alus. Aga mina olen töötanud ka välismaal, näinud erinevaid patsiendiorganisatsioone ja ma pean tõdema, et tihtipeale on ka see olukord, kus organisatsioonide asutajad tegelikult on eelkõige patsiendid. Nad ei ole alati tippjuhid, tippjuristid, kommunikatsioonieksperdid, tervishoiupoliitika spetsialistid. Et sealt tekibki see probleem, et nad on lihtsalt inimesed, kellel on oma kogemus, aga neil, ja see tegelikult see ongi nende kõige suurem väärtus, aga neil võib-olla puuduvad teatud omadused ja oskused, et päriselt juhtida organisatsiooni ja see on ka see, miks sa mainisid, et nad lõpuks lähevad sealt läbi sõela, neil on teised kohustused. Et mulle tundub, et üks konkreetne samm, mida meie saame teha, ükskõik kes siis, kellel on need teadmised ja oskused, kui me tahame, et patsientide hääl oleks esindatud ja arvesse võetud, siis meie peame toetama patsiendiorganisatsioone sellega, et me aitame neil arendada neid oskuseid ja teadmiseid. See võib tähendada absoluutselt ükskõik mida meie oskame. See võib tähendada anda neile paremat arusaama sellest, kuidas tervishoiusüsteem toimib, kuidas otsused sünnivad, kas või kuidas teha paremat koostööd ja kommunikatsiooni või üldiselt kuidas ettevõtted siis nii-öelda juhtida. Ja kui nemad siis selle kaudu tunnevad ennast nii-öelda siis nad on toetatud, nad on enesekindlad, siis nemad omakorda suudavad ka võib-olla sisuliselt osaleda aruteludes, otsustamisprotsessides, esindada teiste patsientide vajadusi ka võib-olla siis argumenteeritumalt ja selgelt ja üldiselt teha koostööd erinevate tervishoiuspetsialistidega. Et ma ütleksin, et võimekuse arendamine ei tähenda seda, et me anname patsiendiorganisatsioonidele kätte, mis nad tegema peavad, aga me anname neile need tööriistad, teadmised ja toe, et nemad saaksid siis oma kogukonna häält võib-olla tugevamalt esindada. Väga nõus sellega, mis Miia välja tõi ja lisaks ma ikkagi toonitan seda, et vaja on ka jätkusuutlikku pikka plaani patsiendiorganisatsioonide, katusorganisatsioonide rahastamisel. Et ilma selleta ei saa. Tulen tagasi selle juurde, et nendel patsientidel võib olla ööpäevas vähem tunde, millega tegutseda. Ja praegustes nendes kaasamisprotsessides on tihtipeale nii, et eeldatakse, et patsient saab tulla iga kell, mis tahes komisjoni, näete, me kaasasime, tule räägi, kuidas sul läheb, arvestamata sellega, et patsient tuleb ka töölt ära selleks. Ta kaotab jällegi midagi. Ehk et siin natukene me peaks mõtlema ka neid kompensatsioonimehhanisme ja kõike seda poolt läbi lisaks. Ma just tahtsin küsida, et me peame kõigepealt läbi mõtlema, et kes need meie on. Kes need meie on, kes tegelikult reaalselt aitavad, teevad ja toetavad. Et see meie on selline üsna nagu laialivalguv mõiste, oleme ausad. Jätkame sellest samast patsiendiorganisatsiooni teemal, et Katrin Õunap, te olete olnud üks fenüülketonuuria ühingu loojatest 32 aastat tagasi. Mis ajendas teid sellist patsiendiorganisatsiooni rajama? Jaa, see oli tõesti väga ammu ja nagu suureks üllatuseks mitmed inimesed üllatuvad, et kuulavad seda esimest korda. Ma olin siis noor entusiastlik karjääri algav arst ja tegin ka siis teadustööd fenüülketonuuriast ja olin ka selle esimese screeningu käivitajatest ja see oli, kui te mõtlete, see oli tegelikult sotsiaalmeedia eelne aeg. Meil ei olnud võimalust ju, et inimesed loovad Facebooki grupi ja mulle tundus, et väga oleks vaja, et nad suhtleks omavahel. See oli see põhiline ajend. Ma kutsusin nad lihtsalt kokku ühte saali, ühte ruumi, ütlesin, et te võiksite luua ühingu, et omavahel tuttavaks saada ja suhelda. Ja et ainukene, mida ma kuidagi tundsin, et kindlasti ei tohiks mina kui arst või meditsiinitöötajad olla selles juhatuses, et võiksidki olla ainult perede esindajad ja ainukene eeltöö, mida ma tegin, oli see, et ma nagu mõtlesin läbi, kes nendest peredest võiksid olla sellised tegusamad, kes võiks selle algse juhtimise ette võtta. Aga kuna ma täna jagasin ühele inimesele seda siin vaheajal, siis ma pean ütlema seda sama kahjuks, et see sõelast läbikukkumine
et esimene juht kukkus sõelast välja oma isikliku tervise tõttu ehk surma tõttu, teine juht perekonnas väga lähedase inimese surma tõttu, ehk siis nad omamoodi nagu põlesid läbi, et see ei võiks olla selle hinnaga, me võime öelda, et kas see on tingitud sellest või mitte, aga tõesti see pühendumine, see aeg lisaks sellele oma erivajadusega lapsele, et see oli ka veel see aeg, et kui seda esimene esinaine, tal oli ka intellektipuue sellel fenüülketanuuriga tütrel, mõõdukas raske intellektipuue, et ta pidas eridieeti, tegeles intellektipuudega lapsega, et see oli päris keeruline, et me kindlasti, ma ei tea, ma olen mõelnud, et võib-olla tugi luuagi EPIKoja juures, et antakse nõu, kuidas majandada, et need raamatupidamise teenused, et need asjad oleksid tehtud, sest see on see, millega nad võitlevad. Aga sellest lähtuvalt, et mis on siis teie arvates kitsaskohaks Eestis kindla näiteks harvikhaigustega seltsi loomisel? Jaa, see kitsaskoht ongi see, et neid on liiga vähe. Me oleme pikalt seda arutanud ja ma tahtsin seda tegelikult, Tuuli, sinu käest küsida sinu ettekande lõpus, et mida me peaksime tegema selliste peredega, kus ongi ainult üks juhtum Eestis. Näiteks Pitt Hopkinsiga minu teada meil nüüd on üks pere, vaadates Marisepale otsa, või 2 maksimum. Et mida teha ja kostab Sasin 2, et kuhu me nad paneksime, mis on see ühing, kuhu me neid liidaksime, me oleme mõelnud. Harvikhaiguste selts. Aga et siin ilmselt ei ole mõtet, see oleks ressursi väga selge raiskamine, kui me hakkame nüüd iga selle haiguse grupiga tegema eraldi ühingut. Aga tõepoolest, et mingisugune selline väiksem katus, mis koondaks kõiki kokku. Praegu on hästi paljud ongi laiali nendes suurtes seltsides ja seal on sellised nagu minirühmitused, et ongi, nagu ma ütlesin, et lihashaigetes on osad, siis on just täiskasvanud harvikhaigustega inimesed. Aga siin tuleb mõelda, ma kindlasti usun, et me mingisuguse lahenduse siin leiame, mis koondaks kokku ja aitaks seda teadmist ja ressurssi ja kõiki neid oskusi paremini jagada. Sest on ka niimoodi, et nendes väikestes organisatsioonides on väga palju erinevaid kompetentse. Ongi see, et ühes organisatsioonis võib olla see juriidiline kompetents, teises mingisugune turunduskompetents ja kui me neid asju natukene mõistlikult jagame, siis me saame palju parema tulemuse. Aga jällegi siin on see ressurss, see tegelikkus, et paljud ka meie väga tublid väikesed organisatsioonid, mis ei ole harvikhaiguste omad, nad põhinevad enamasti ühe inimese, selle liidri jõul ja nagu sa ütlesid, seal on see, et kui seal tuleb see läbipõlemine, siis see asi kukubki maha. Tahtsin lihtsalt seda öelda, et seda on tõesti tegelikult väga vaja, sest et olles rääkinud ka nii-öelda otsustajatega, siis ma olen tegelikult aru saanud, et neil on väga mugav. Kuna patsientide häält ei ole kosta. Nii on mugav teha otsuseid. Ja siis tagantjärgi lihtsalt öelda, et see otsus oli vale, sellega ollakse siis hiljaks jäänud. Et miks me oleme sellele konverentsile siin palunud alati oma peresid? See on seesama põhjus, et otsustajad, kes siia tulevad, näeksid päris lugusid, sest nemad ei puutu sellega muidu kunagi kokku. Ehk siis see on põhjus, miks on vaja kuulata rohkem patsientide häält. Täpselt. Aga kuidas siis abistaks Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi tööd erinevate harvikhaiguste tugiliitude olemasolu? No siis ilmselt Katrin ei helistaks mulle õhtul ja ütleks, et ruttu logi nüüd kuskile sisse, tal on üks rahvusvaheline projekt, kuhu on vaja patsiendiorganisatsiooni ja mitte kedagi ei ole võtta. No meil peab olema patsientide esindaja. Et tegelikult lastefond, me oleme pigem laste ravi rahastaja ja tegeleme annetuste kogumisega, kuigi tõesti me oleme võtnud ka enda kanda seda, et me ei rahasta ja ei lahenda ära mitte ainult selle konkreetse 1 või 2 patsiendi lugu, vaid me proovime nagu leida selle lahenduse ka kõikide tulevaste jaoks. Aga sellegi poolest lastefond, mina lihtsalt tegelikult tahaksin siin küsida,
et kui meil oleks nende organisatsiooni juhtidel mingisugune kindel rahasumma, et neid saaks tasustada, sest see on ju täpselt samamoodi töö, seda tuleb oma pere kõrvalt teha. Kas see aitaks? Et ma pigem nagu nende küsimustega otsiks nagu praegu väga konkreetseid lahendusi, et mis on see, et ma ei tea, on see rahasumma, on see mingisugune muu asi, mis konkreetselt aitaks? Me saame saalist küsida, andke käega märku, kes arvavad, et see rahasumma aitaks. Et oleks siis õhinapõhisus oleks nagunii, aga sinna ju kulub tunde. Ja kokkuvõttes ikkagi poes peame kõik käima ja poes tuleb maksta, et see õhinapõhisus seda raha sisse ei too, et see tasu, ma arvan küll, tegelikult oleks ju motivaatoriks ainuüksi ta kindlasti oleks, sest motivatsioon tuleb teisest sisendist üldse. Aga see tasu aitaks kindlasti seda igapäevast pingutust nagu jätkata. Sest et see võtaks ju ära vähemalt vähekenegi seda ühte mure kohta, et aga mul on tegelikult kuu lõpuks raha ka vaja, arved on vaja maksta. Just siin on see nüanss, ma ütlen kähku ära, nagu läheb meelest ära, et tegelikkus on see, et harvikhaigustega, raskete krooniliste haigustega peredes on see majanduslik toimetulek nii ehk naa keerulisem, sest ravikoormus, igasugused teenused, mis on vaja, abivahendid, mis on vaja, meil on küll riiklikud soodustused ja igasugused võimalused, aga siiski see koormus on märksa suurem. Ehk et siin on nagu see survemoment nii ehk naa suurem. Ma üsna tahtsingi tegelikult sama asja öelda, et esiteks see, mis sa ütlesid, Tuuli, pluss ka see, et me ei saa ka eeldada, et kõik patsiendid töötavad või saavad kuskilt sissetulekut. Et väga paljude jaoks järsku diagnoosi saamine võib rikkuda selles mõttes ära nende terve normaalse elu, et nad peavad päeva pealt tegema ümberkorraldused ja hakkama saama teisiti. Et kindlasti see rahaline summa motiveeriks seal võib-olla mingit muud moodi seda asja jätkama ja jätkusuutlikult mitte nii-öelda nurka viskama kohe, on ju. Ma ütleks ka seda, et nagu alustava organisatsioonina on väga raske alguses mingeid esimesi samme teha, kui sul ei ole üldse raha. Et kui tahad üritust teha, on raha vaja, et praegu ka, et kõik esimesed sammud me oleme teinud enda taskust. Et kõik need riigimaksud ja riigilõivud ja kodulehed, et need on tulnud meie enda taskust, et enne kui ei ole liikmeid, enne kui ei ole liikmemaksu, siis ongi see, et ei saagi neid esimesi samme teha, et see võib-olla algus on ka natuke keeruline. No ma ütleks jah, et see raha rahaks, see on ka kindlasti oluline, aga kui sul ei ole teadmisi oskusi, siis mis sa selle rahaga teed, on ju. Et olekski vaja mingid süsteemsed, võib-olla ma mõtlen liiga lilleliselt praegu, liiga lihtsakohaliselt, aga võiks justkui olla loodudki mingi süsteem, kus on kas videomaterjalid ühes kohas, alginfo, kui sa alustad, mis sa teadma pead, mis sa tegema pead, et nagu see oleks olemas ühes kohas, sest et esiteks, nagu ütlesid, organisatsioonid, patsiendiorganisatsioonid on loodud ennekõige just patsientide poolt, kellel võib-olla ei saa tööl käia üldse, ongi ajaline ressurss piiratud, ei ole seda energiat, jaksu, keskendumine on võib-olla halb, et seda infot üksi hoomata on väga-väga raske. Ma võib-olla korra lisan sulle siia, et see on väga hea mõte, et kõik need materjalid peaksid olema olemas. Aga siin me räägime jälle ka sellest, et tegelikult need materjalid on olemas. Aga Eestis nendest ei tea keegi, ka välismaal neist ei tea keegi. Et võib-olla peaks ka alustama sellest, et me tõstame teadlikkust. Meil on olemas rahvusvaheliselt ju PATI, kes tegeleb sellega, et patsiendiorganisatsioone õpetada, arendada. Neil on nii palju materjale, koolitusi, kõiki asju olemas. Aga mitte keegi ei ole nendest asjadest teadlik, et see teadmatus on tegelikult ka väga suur probleem, mida me saame parandada, just tõsta seda teadlikkust. Kuidas tõsta, seepärast, et ma saan aru, et ise praegu ütlesid, et kuskil need asjad olemas, keegi neist midagi ei tea. Ikka keegi järelikult kuskil teab, keegi need asjad koondanud. Nüüd tähendab seda, et keegi peaks nüüd selle kellegi juurde minema, et palun tõsta need nähtavale, et teised üles leiaks. Nüüd tekib küsimus, kes teist võtab enda peale selle ülesande, näiteks? Eks seal ongi see, et esiteks tuleb küsimus, et kas me hakkame jagama ainult neid rahvusvahelisi materjale või me üritame nüüd teha Eestis midagi sarnast. Et võib-olla siis, ma ei tea, kaasata neid ka Eesti tegevustesse rohkem ja teha neid, ma ei tea, Eesti formaati, et oleks mingi platvorm, kus neid jagada. Sellest teie saate ilmselt paremini, et kes selle enda õlule võtab, aga selles mõttes, et eks see on keeruline kindlasti. Eesti puuetega inimeste kojal on tegelikult hästi palju olemas juba igasuguseid videomaterjale, mis on erinevates etappides abiks
ja tegelikult niimoodi jõudumööda me kogu aeg selle teadlikkuse tõstmise ja patsiendi haridusega tegeleme, mitte ainult haigusteadlikkusega, vaid ka just andes siis meie selliste organisatsioonide juhtidele erinevates aspektides neid teadmisi, mis võimaldavad seda juhtimistööd ka paremini teha. Olgu see näiteks kommunikatsioon, AI kasutamine tänapäeval, meediakoolitused, mis iganes erinevad teemad meil on siin läbi käinud ja mida me tegelikult pidevalt kaardistame. Nii et me kogu aeg suure katusorganisatsioonina siin üritame panustada ja kuulatada ka pidevalt neid vajadusi, et mis siis tulevad võrgustikust. Ja EUPAT-i osas meil on Eestis praegu 2 patsienti, kes on EUPAT-i läbinud, siis kes on ametlikult ekspertpatsiendid ja seal õppes minu teada on veel paar inimest Eestist nüüd. Kas täpselt seda programmi on mõtet siin Eestis kasutada, ma selles päris veendunud ei ole, küll aga selline lihtne ja selge patsiendiorganisatsiooni koolitusprogramm, mis oleks Eesti kogukonna jaoks mõeldud, et see oleks küll asjakohane. Ma tuleks jälle ikkagi oma küsimuste juurde tagasi, et aga kes on see, kes peaks ja võiks rahastada neid patsiendiorganisatsioone? On teil mingeid mõtteid? Kes see on? Kust see raha tuleks? No võt. Vaja oleks, aga kes seda rahastab? Praegu Epikoda on näiteks riigi strateegiline partner. Ja meie kaudu meie need organisatsioonid, võrgustikuliikmed saavad ka mingisuguse rahastuse. See on, nagu ma ütlesin enne, see on 1 aasta. Esiteks väga napp, et üldse mingisuguseid plaane teha. Teiseks, loomulikult ma saan aru, et ajad on rasked, sõjasurve, majandussurve, kõik muud probleemid, aga lõppkokkuvõttes on see, et ühiskondlik kokkulepe, et kui palju me oleme valmis sinna panema. Mida ma ise näen on see, et see tegelikult oleks kasutamata potentsiaal, kui me nüüd leiame riigist lisaraha, et anda sinna patsiendiorganisatsioonide võimestamisse, sinna harimisse natukene juurde, siis esiteks võib-olla me võtaksime natukene seda koormust teistpidi riigilt ära. Sest mis ma olen meie võrgustikust kuulnud, on see tagasiside, et tulevad esmase diagnoosi saanud inimesed organisatsiooni, nad on täpselt sealt sõelast läbi kukkunud, neil on võib-olla tekkinud ärevushäired juba sellest raskest teekonnast, mis oli diagnoosini jõudmisel. Ja kui nüüd oleks sellel organisatsioonil need oskused ja võimed, et kuidas seda kas või algtaseme esiteks vaimse tervise abi anda, seda inimest toetada ja juhendada, siis saaks nagu osa sellest tervishoiukoormusest tegelikult jällegi tagasi võetud. Nii et see ei ole ainult selline kulu, eks ole, et riik annab meile raha. Loomulikult me oleme nõus kogu raha vastu võtma patsiendiorganisatsioonidena, aga sellest ei maksa nagu unistada, aga ma näen siit selget lisandväärtust, mida me saame tagasi anda tegelikult. Ja see tagasiandmine tähendaks seda, et siin on võib-olla inimesed, kes suudavad tööl käia paremini, rohkem ühiskonnaelus osaleda ja omakorda panustada. Tõsi, nii ta on, aga kuskilt on ikkagi raha vaja alguseks. Jah, aga lähme edasi. Kuidas me saaksime veenda Eesti patsiendiorganisatsioone liituma Euroopa katusorganisatsiooniga Eurordis? Ma räägin lihtsalt liiga palju juba täna. Ei, räägi. Et me siin vaheajal juba rääkisime sellest selle katusorganisatsiooniga liitumisest ja nendest võimalustest ja kindlasti ma arvan, et siin ei ole veenmist vaja, siin on jällegi see, et tehtud mõeldud. Mina tahaks küsida hoopis sellise küsimuse või visata sellise teema õhku, mida sai ka selle konverentsi sisse toodud, teaduse tegemine. Ja tegelikult ma olen ka otsapidi Tuuli sellesse mängu juba tõmmanud, lisaks Siiri mõnedele teistele taotlustele, et Euroopas näiteks, kui küsida harvikhaiguste teemal teadusrahastus, siis on miinimumnõue, et sa pead algusest alates kaasama patsiendiorganisatsiooni selle taotluse
taotlemise juurde, et ta oleks kaasatud Eesti Teadusagentuuri taotlusvoorudes, seda tegelikult ei ole, ei küsita seda, kuidas sa patsiente kaasad või kuidas sa teavitad nendest oma uurimustööst, et kas sellest oleks kasu, mis te arvate, kui Eesti tasandil ka teadustaotluste tegemisel tuua juurde seda patsientide kaasamise nõuet? Jaa. Ma võin siin natukene seda patsiendi kesksuse teemat võib-olla avada, et minu jaoks algabki näiteks kõik sellest, et patsientide kaasamine ei ole nii-öelda hea lisand, vaid see tegelikult on strateegiline vajadus. Et kui me räägime tegelikult kvaliteetsest, kestlikust ja mõjusast tervishoiust, siis ilma patsientide hääleta ei ole see mitte kuidagi võimalik. Nemad toovad meie süsteemi ainulaadset väärtust, nemad tegelikult kaardistavad selle raviteekonna ja mitte need, mis on juhistes kirjas, vaid selle, mis tegelikult juhtub. Ja nemad aitavad ka siis seal neid nii-öelda kitsaskohti leida ja öelda meile, kuidas siis diagnoosimine, ravi ja kõik see igapäevane toimetulek tegelikult kulgeb. Ehk siis nagu sa just ütlesid, me peame kaasama neid alati esimesest sammust alates ükskõik, mida me teeme. Sest et nii me loomegi targema, hoolivama ja majanduslikult jätkusuutlikuma tervishoiusüsteemi. Ja kui ma võib-olla toon ka näiteks, sa räägid küll otseselt teadustööst, aga oletame, et meil on niinimetatud punase nina haigus. Ja me investeerime aastaid raha ja inimressurssi sinna, et töötada välja ravim, mis võtab siis nii-öelda selle punetuse ära. Ja kui me jõuame ravimiga lõppfaasi ja me palume patsientidelt tagasisidet ja nad ütlevad meile selle peale, et väga tore, aga punetus ei ole see probleem. Me saame hästi kergelt sinna meigi peale panna, aga sügelus on probleem. Siis see on väga hea näide sellest, miks me peame patsiente kaasama esimesest sammust peale. Kui me teeme midagi nende jaoks, ilma neid kaasamata, siis me riskime tegelikult sellega, et me lahendame väga valesid probleeme. Me ei lahenda õigeid asju ja me kulutame ressurssi ja tegelikult ma tuleks ka tagasi siin siia riigi tasandile ja kõigele, et otsustajad peavad nägema neid perekondasi ja kuulma neid lugusi ja kus see raha tuleb, aga tegelikult kui nad ükskord kõik mõistaksid, et see ka natukene säästab nende raha, et nad ei tee mitu aastat suuri projekte, et lõpus saada teada, et tegelikult selle kasu ja see väärtus patsiendi kogukonnale on enam-vähem 0, et siis tegelikult terve see ressurss, mis sinna alla pannakse, on lihtsalt raisatud. Et võib-olla ka see on väike motivaator, miks me peaksime raha andma. Ja patsiente me peame kaasama neid teadustööst ja arendusest, kuni me jõuame siis ka teenuseni ja järelhoolduseni ja kõigeni. Et siin ei ole väga muud vabandust. Mainisid kaasamine, aga kuidas saaksime veel tervishoiusüsteemis süsteemselt tagada, et patsiendid oleksid võrdväärsed partnerid ja tulemused nende jaoks tõeliselt tähenduslikud? Ma arvan, et see ongi enam-vähem peamiselt kõik, mis ma just rääkisin, et see patsiendi kesksus ja kaasamine, et kui me siis neid igale poole tõesti igasse protsessi kaasame, siis tegelikult nemad tunnevad rohkem, nemad saavad olla otsustajad ja kui me seal samal ajal veel ka toetame neid ja arendame nende oskusi, siis päeva lõpuks, kui meie nad kaasame, siis meie teeme paremaid otsuseid ja loome sellest parema tervishoiusüsteemi. Ja kui me veel arendame nende oskusi, siis nemad on suutelised tegema paremaid otsuseid. Ja me peamegi lihtsalt õppima. Võib-olla üks asi, mida ma veel tooksin välja, on see, et patsiendi kesksus ei ole nii-öelda loomupärane omadus. See ei ole midagi, mis lihtsalt on kõigil kohe, kui nad sünnivad. Et see on tegelikult asi, mida saab ja peab teadlikult arendama ja sellel põhjusel ka õpetatakse seda mitmetes ülikoolides, kuidas patsiendi keskselt läheneda, sellepärast, et seda peab tõsiselt arendama. Me peame õppima, kuidas suhelda patsientide ja patsiendiorganisatsioonidega, kuidas neid kuulata, kuidas neid kaasata ja kuidas neid kohelda võrdväärsete partneritega. Niimoodi me saame teha päriselt midagi koos. Ma toon siia kõrvale ühe näite ühest rahvusvahelisest konverentsilt, kus ma osalesin ja seal oli sellest patsientide kaasamisest just juttu. Ma olin samas laudkonnas Ida-Euroopa ploki patsientide esindajatega ja sealt tuli väga selge erisus välja. Lääne-Euroopa oli juba rohkem seal, et patsient on partner, me oleme üks ravitiim. Me oleme projekti meeskond ja kohati isegi oli seda juba, et projekti juht on patsient, tema võtab selle vastutuse, kui ta on selleks võimeline. Ida-Euroopas tuli rohkem seda, et jah, juba räägitakse patsientide kaasamisest,
aga mis tegelikkus on see, et patsient kaasatakse just nimelt selles punase nina faasis on ju, et punase nina probleem on lahendatud ja tulge nüüd vaadake, kui tore see ravim on. Ehk et seal algfaasis see kaasamine, kas see suund, mida me mõtleme, üldse on see, kuhu teil on vaja minna. Et kui seda tuleks just sellises poliitikakujunduses ja seadusloomes juurde, me oleme hästi palju kaasatud erinevates ministeeriumi algatustes, aga jällegi sageli tuleb see, et juba on mingisugune alus tehtud ja juba serveeritakse midagi ja sa näed, et see kandik ei ole päris see, mis on tegelikult selle probleemi jaoks mõeldud. Ja siin on jälle see teine pool, jah, me tahame seda kaasamist, aga ressurss. Meil on vaja seda tuge, et panustada tegelikult ka. Nüüd, kui te mõtlete oma kogemuse ja selle peale, et samast just mainisite, et me oleme väga kaugel sellest, mis need teised, kus te seal kokku saite. Aga nüüd teie nägemuse järgi, kui kaugel, kui me paneme nüüd aastatesse, teekond on pikk, mingid etapp, mingid sammud tuleb ära teha, aga kas me oleksime sama kaugel nendega, kes on eeskujuks 3 aasta pärast oleme võimelised, kui hakkame homsest käärime käised ülesse? Mina olen optimist, ma näen juba seda arengut, ma näen nii palju toredaid koostöid arstide ja patsientide meeskondadega ja ma arvan, et see läheb edasi, see nakkab ja laieneb, et see progress siin on vältimatu. Ma usun, 3 aasta pärast me oleme kõik sellised, et ütleme, et jah, me teeme neid asju koos ja see on normaalsus. Ma võib-olla tulen siia rahvusvahelise perspektiivi juurde korra tagasi, et jah, ma olen nõus, et kindlasti võib-olla välismaal on see nii-öelda partnerlus natukene kõrgemal tasandil juba ja mul on muidugi ravimifirma perspektiiv sellele, mis tähendab, et seal on kindlasti. Aga kui ma ka vaatan, me korraldasime paar aastat tagasi sügisel Rootsis ühe patsientide konverentsi, kuhu tuli peaaegu 60 patsiendi esindajat erinevatest riikidest, erinevatest haigusgruppidest ja me panime nad kõik koos arutama tegelikult teemasid, täiesti erinevatest maailmatest ja ikkagi joonistusid välja need samad probleemid, nii et ma võin ka öelda, et need samad probleemid on ka meil siin Eestis. Me ei ole nii maas, kõigil on need, et kõigil on erinevad probleemid muidugi ka, aga majandus, kõik asjad on erinevad, aga ikkagi joonistuvad välja mingid samad kitsaskohad, millega peavad kõik tegelema. Et ma ei ütleks, et me nüüd oleme nii hüppeliselt maas tervest sellest, et tegelikult ega nad nüüd ka nii suured partnerid pole, et eks nad vahepeal on ka natuke rohkem paberil partnerid kui päriselt, et eks see sõltub, kellega rääkida. Selge. Elis-Riin, kuidas te tunnete enda, olles nii meditsiinivaldkonna tudeng ja tulevane arst ning samal ajal olles ka harvikhaigusega patsient, on keeruline selline rolliteatus või vastupidi, aitab see just teid olema tulevikus parem arst? Ma tahaksin öelda, et kindlasti on keeruline, et kui minul ei ole sama palju energiat kui teistel minu kursusel inimestel, et selles suhtes peab tegema vahepeal valikuid. Aga ma tahaksin loota, et see teeks minust tulevikus võib-olla parema spetsialisti, kes oskab ka arvestada selle teise poolega. Et see on minu eesmärk praegu. Et oleks rohkem selliseid eeskujusid tegelikult, on ju? Jah, paratamatult pikaaegse arstliku kogemusega inimesena võin öelda, et need arstid, kes on isiklikult asju või meditsiinitöötajad läbi elanud, see kindlasti mõjutab ja raputab ja sa hakkad vaatama seda läbi teise prisma. Aga ma tahtsin tuua hoopis sellise teise mõtte sisse, mõeldes ka siis Tervisekassale ja Tervisekassa tänasele ettekandale, et seda küll me täna ei käsitlenud, aga üks uus suund on tervishoius need raviteekonnad. Ja me ka unistame sellest, et me ühel hetkel paneksime paberile selle harvikhaigusega patsiendi raviteekonna ja jõuda reaalse selle teostuseni ja siin ma siis ütlen iseendale seda kindlasti, et me peaksime algusest saadik kaasama patsiente ja küsima nende käest, et nad annaksid sisendi, mida nad tegelikult vajavad selle juures ja siin ma küsiks nüüd auditooriumi käest, et kui me ühel hetkel jõuame selleni ja saadame kutse nüüd näiteks neuroarenguliste häiretega perede lastevanematele, et tulge nüüd kokku ja loome ühingu, siis kas te kaaluksite kohale tulekut, tõstke käsi saalist.
et selles mõttes, sest et noh, ma ei ole muutnud oma arvamust selle 32 aasta jooksul, et kindlasti ei ole selle seltsi eestvedajaks arstid ja ega teised meditsiinitöötajad. Meil on väga tublid koordinaatorid, aga ka mitte koordinaatorid ei ole selle vedajad, et ikkagi see vedamise jõud jääb lapsevanematele, kui seda seltsi luua. Et me teame, et me seda vajame, aga me kindlasti vajame teie tuge selle juures, et ka seda teekonda luua. Raviteekondade projektis meil on ka paar head näidet, et mis on tehtud Eestis, et siin just insuldi raviteekond, eks ole, kus olid patsiendid tugevasti kaasatud algusest peale. Et see on üks näide, millest saab õppida võib-olla ja saab kasutada seda kui mingit mudelit. On tulnud üks küsimus Miia Kukk teile, et teie kui Hollandis olnud, et Miia Kukk saab ehk jagada, kuidas Hollandis patsiendi organisatsiooni võimestati, et saaksime teise riigi kogemust kasutada, ei pea ise jalgratast leiutama. No ma ütlen ausalt, et tegelikult ma olin rohkem regiooni keskuses, nii et ma olen koostööd teinud väga paljude erinevate riikidega ja puutunud kokku, aga ma arvaks, et just kõige põhilisem just selle ravimifirma perspektiivist ongi luua erinevaid koostöövõimalusi, et me toome esiteks kokku erinevaid patsiendiorganisatsioone, me anname neile võimaluse õppida üksteiselt, jagada kogemusi, sellepärast et koos on juba esiteks palju nähtavam olla. Aga ka see, et me kaasame ise neid väga paljudesse erinevatesse projektidesse, et neid võimalusi on tegelikult palju. Me võime neid kutsuda ümarlaudadesse, me võime neid kutsuda poliitilistesse aruteludesse, me võime ka kasvõi, kui me võtame näiteks tavalise sotsiaalmeedia kampaania, kus me tahame tõsta teadlikkust, siis me ei pea ka seda tegema andmete põhjal, mis me leiame internetist, vaid meie kommunikatsiooni- ja turundusinimestena võime juba ka seal kaasata patsiendid, et saada seda päris sisendit, et mille kohta on vaja teadlikkust tõsta. Et lihtsalt ongi see eesmärk, et kaasata patsiente, kellel on päriselt see kogemus nii palju kui võimalik ükskõik mis projektidesse, kus me näeme, et oleks mingitki kasu. Nüüd on saalist küsimus, ma näen, jah. Julgelt. Ja tead, kelle see küsimus ja if you have questions, then... So I'm switching with transcription. Okay, yeah, it's very interesting what you said. I think the good thing is... Mis te ütlesite, oli väga huvitav. Model outside, model in Europe, model worldwide. I could say that it was not the case long time ago. Praegu on meil palju erinevaid mudeleid, kunagi see nii ei olnud, aga ma olen Katriniga nõus, arstid ei peaks selliseid organisatsioone juhtima. Patsiendiorganisatsioonidel peab olema oma juhtkond. Kui teil on rühm lapsevanemaid, kui teil on rühm teadlastest nõustajaid, siis see on suurepärane. Teine asi, mida ma tahtsin öelda, Prantsusmaal on meil väga pikaajalised kogemused ja harvikhaigustest hakkasid esmalt rääkima perekonnad. Just nii see liikumine alguse saigi. Me lõime harvikhaiguste liidu, sellepärast et vanemad üksi ei olnud piisavalt tugevad. Selle liidu sees kasvas palju väiksemaid haigusepõhiseid liite, mis said tasapisi iseseisvaks. Kui teil on haigus, millel on ainult üks patsient, siis saab see organisatsioon viia selle ühe perekonna kokku sama haigust põdeva lapse perekonnaga kuskil mujal, näiteks Hollandis. Neil on lihtne omavahel sidet pidada, eriti tänapäeval, kus keel ei ole enam takistuseks. Perekonna jaoks on väga oluline tunda, et neil on kontakt teiste inimestega, kes on sarnases olukorras. Ma arvan, et võimalikke mudeleid on palju. Mõned mudelid, mida olen näinud. Sellised, et mul on mingi vajadus, mul on laps, kellel on harvikhaigus ja ma tahan
tema heaks raha koguda ja ma olen üksi. Nii ei jõua väga kaugele. Võimalik, et saate võib-olla auto suurema vastu välja vahetada, aga suuremat tulu see ei anna. Riiklikul tasandil näeme, et kui peres on harvikhaigusega laps, siis tihtipeale tuleb ema, just ema, töölt ära. Riiklikul tasandil peame mõtlema sellele, milline on nende perekondade olukord, et isegi kui lapsevanem hiljem tagasi tööle läheb, ei pruugi tal olla enam endiseid oskusi ja võimeid. With a racket, I don't know the name in English, whatever. So there is still some hole, and we have to. Meil on Prantsusmaal endiselt samuti kitsaskohti, mida me peame ületama. Teil on mudeleid, mida te saate eeskujuna kasutada. Meil on erinevaid rahvusvahelisi organisatsioone, Jardin, Eurordism, millest te saate eeskuju võtta. Neil on suurepärased teadmised, kasutage neid. Soovite lisada meid kommentaari vastata? Läheme tänase konverentsi selle pealkirja juurde, et kui patsiendid sosistavad, siis otsustaja vaikib. Kui te mõtlete nüüd möödunud aastatele, kas tuleb ette neid olukordi või hetki, kui patsiendid ei oleks sosistanud, et siis oleks rohkem kuulda võetud või oleks rohkem kasu olnud, kui oleks rohkem häält teinud? Ma ei tea, ma räägin sellest süstilisest fibroosist, et see süstilise fibroosi ravimiga peeti ju võitlust ikkagi aastaid, aga minu väga suur lugupidamine ühingu ja selle vedaja Janno Puussepa ees, aga ta oli sisuliselt üksi. Ta sisuliselt üksi võitles selle eest. Et meil kõigil võttis aega nii-öelda see käivitamine. Eks? Meie lastefondina tulime tegelikult alles viimases nii-öelda lõpus oma kampaaniatega appi, siis tulid need kohtusse pöördumised ja asjad ja siis alles hakkasid asjad vähemalt nii paistab meile lahenema. Et me ei peaks mulle natuke tundub, et nagu ma enne ütlesin, et see on see mugavustsoon, patsiendid niikuinii, las nad see 1-2 inimest seal midagi kuskil pobiseb, eks ju, me teeme ikka nii, nagu me tahame ja mitte midagi ei muutu. Et siis, kui me ühendame jõud, kui me lähme nii-öelda tõesti, et hommikust õhtuni hakkame ühte ja sama teemat rääkima, siis me jõuame selle lahenduseni. Ja sellepärast on vaja tugevaid patsiendiorganisatsioone, on vaja omavahel ka teha koostööd. No ma ei tea, võtame siin kas või ametiühingud ei ole hea näide, aga et kui rongijuhid protestisid, siis bussijuhid tulid ka nendega kaasa. Et see on see väga piltlik koostöö, eks ju, aga me peaksime üksteise eest ka välja astuma ja olema koos. Et see on seesama koostöö, millest siin on palju kordi räägitud, aga minu meelest seda on vaja. See tuleb isegi välja selles meditsiinis ja meditsiiniõppes, mida tõi Elis-Riin välja oma ettekandes väga hästi. Ja ma olen ise ka ju meditsiinivaldkonna õppejõud ja meile kogu aeg rõhutatakse, et lõpetanud arstid peavad tundma sagedasemaid haigusi. Et keegi ei õpeta neile või väga vähe me räägime harvikhaigustest, aga see on 7-10% elanikkonnast. Ehk siis perearstil on nimistus iga 7. inimene haruldase haigusega ja kui perearsti asendab üldarst, siis ta tegelikult ei ole välja õpetatud selle jaoks. Ja et see teadlikkus ka ühiskonna tasandil, et me anname selle sagedase haiguste hariduse, aga see teadlikkus, et nad on olemas, et see peaks ikkagi alles jääma, ei tohiks ignoreerida seda valdkonda. Kliinikumi oli just hiljuti arenduskonverents, kus ma rääkisin sellest samast harvikhaiguste keskusest ja registrist ja mulle öeldi ka, aga see on kõigest teatud protsent patsientidest ja teatud hulka, aga nad vajavad samamoodi abi nagu kõik teised. Et tahetakse seda kuhugile lükata ja rääkida sellistest suurtest hoobadest nagu kardiovaskulaarsed haigused, vähid, kuigi ka seal on palju kitsaskohti.
siin on veel see nüanss, et üks asi on, kui me räägime, et harvikhaigusega inimesi on vähe. Kui me lisame siia perekonnad, keda see puudutab, keda puudutab see hoolduskoormus, me lisame siia nende harvikhaigustega laste õed-vennad, keda see puudutab ühel või teisel viisil, siis tegelikult see inimeste hulk, kes meie ühiskonnas on ja on sellest harvikhaigusest puudutatud, on päris suur. See on palju suurem, kui me oskame ette kujutada. Meil oli üks meediakoolitus just patsientide võrgustikule ja seal öeldi, et hea on anda sellised visuaalsed vasted. Et kui me ütleme, et näiteks meil on 30 000 inimest selle diagnoosiga või harvikhaiguste puhul vähem, eks ole, aga siis paneme sinna kõrvale näiteks, et meil on Viljandi jagu inimesi. Kas me oleme valmis nad kuhugi ära lükkama või et meil on Narva jagu inimesi või meil on Tartu jagu inimesi. Et kui me paneme sinna kõrvale selle tegeliku hoomatava väärtuse, siis see on palju suurem kui see nii-öelda sõna harvik. See ei ole harvik. Jah. Aga mõte Maarjale on Eesti Puuetega Inimeste Kojast. Et ma loodan, et siit ei jää kuidagi see kõlama, et näiteks harvikhaigusega, ma ei tea, laste vanemad ise kuidagi üldse ei taha nagu koonduda ja ühingut luua ja siis nagu venitavad siin kuidagi kummi ja loodavad, et keegi teine teeb ära, et nii see tegelikult ei ole ja ma mõtlen, et hästi palju ka minu tutvusringkonnas on minu lapse harvikhaigusest tulenevalt harvikhaigusega laste vanemaid, aga lihtsalt ma tegin 2 teise harvikhaigusega lapse emaga oma vallas siis eelmise aasta lõpus erivajadusega inimeste liidu ja nende lähedaste liidu ja ma pean ütlema, see on tegelikult ikkagi väga-väga raske ja ma ei tea, kas me olime 3 korraga koomas, et me selle ära nagu tegime, aga see on ikkagi suur vastutus ja kõik hakkavad pöörduma igasuguste erinevate küsimustega, et see ei ole see, et sa saad ainult nagu siis mõtled, et sa teed seda agendat, mis sulle tundub õige ja sa tahad teha kuidagi väga positiivselt, väga konstruktiivselt, nii edasi, et siis nagu inimestel tekivad kohe nagu ootused ja soovid, et sa hakkaksid nende probleeme lahendama. Ma arvan, et siin võib-olla samamoodi, et ma ei tea, mina ja Laura suhtleme, mõtleme ühtemoodi nendest asjadest, aga kas meil on seda energiat ja jaksu, kui nii-öelda need hakkavad sellised kaikad kodaratesse tulema ja me teeksime seda ju kõike oma sellise ikkagi, ma ütlen ausalt, nagu kogu armastuse juures ikkagi ränga hoolduskoormuse kõrvalt. Et see võib-olla ei ole nii lihtne ja seal on ka lisaks nagu see teine aspekt, et kuhu meie energiat läheb palju, on see, et kas või mina täna olen suhelnud siis oma lapse geenidiagnoosi SYNCAP1 inimestega nii Poolast, nii Saksamaalt kui ka kõigi nende ülejäänud 3 Eesti inimesega siinsamas chatis pidevalt, kes siis nad jälgivad veebi vahendusel ja siis me siin vahetame mõtteid, aga ehk et tegelikult suhtlus käib harvikhaigusega inimeste, vanemate perede vahel, aga jah, see koondumine ei ole nagu nii, see ei ole nii lihtne. Ma ei väida, et me seda ära üks hetk ei tee, vaatame siin Lauraga üksteisele otsa, et aga siin on oma nagu sellised väga selged nagu nüansid, et mis võib-olla meid natukene tagasi hoiavad. Aga ma ei saanud enne, mul oli ühe teise ettekande ajal ka mikrofon juba peos, aga sõna ikkagi ei saanud, et läks vist küsimustega siin paljuks. Aga siin tekkis küsimus, näete ilustasti Marko vaatab sealt teises saali otsas minu poole. Kuna sul oli see küsimus, et sina ei tea, kus kohast need rahalaevad või mingi muu väljend oli, et tulevad. Mina tegelikult mõtlen, et mul nagu mingid ideed on, et kuidas oleks äkki ikkagi see Tervisekassal see 80% sellest rahast, mis läheb elustiili haigustele, et lükkaks nagu seda nagu inimeste vastutust oma tervise eest suuremaks, vabastaks sealt raha, toetaks nii harvikhaigusega inimesi, nende peresid ja why not seda sama loodavat organisatsiooni, et ma ei tea, võtame Laura ja anname talle palga ja hakaku möllama, et lihtsalt, et tegelikult need variandid on, küsimus on prioriteetides ja küsimus on selles, et ma tõesti nagu lähen selles mõttes nagu mul need küsimärgid hakkavad üsna silmnähtavalt ümber pea nagu tiirlema, kui kas või näiteks patsiendi organisatsioonidel
inimestelt küsitakse, sealhulgas näiteks Riigikogus kuskil komisjonide tasandil, et aga kust teie meelest see raha peaks tulema, siis no ausalt öeldes ega ikka väga ei ole minu asi, on ju, et mina ei hoia seda riigis seda eelarve Exceli tabelit, et see ikkagi tuleb sealt kohast, et kus on prioriteedid ja millega me mida saavutame. Ehk et nii nagu siin kusjuures ma pidin minema 4:30 ära ja saatsin mehele sõnumi, et mine ise lastel järgi täna, et väga huvitav oli lihtsalt, et siin need mõtted on tõesti nagu väga asjakohased, et kui me nagu investeerime patsientidesse, nende häälesse, nende esindatusse, sellesse, et nad oleksid tugevad, oleksid head partnerid, võrdsed partnerid, hästi toetatud, siis me tegelikult ju võtame pärast selle raha ühiskonnana välja. Jah, see võtab aega, see ei tule ülehomme, võib-olla on 10, 15, 20 aastat, aga Marko, me üks päev rääkisime, sa ütlesid siis, et see elustiili haigustega tegelemine võtab ka tulemuste näitamiseks, ma ei tea, 10-15 aastat, et noh, ma ei tea, mitte et ma nagu, ühesõnaga ma ei tea, joome vähem, ärme suitseta, ärme istu kogu aeg või liigutame ja siis on neid haiguseid vähem ja meil vabaneb raha. Noh, selline väga lihtsas kohes plaan. Mina nõustun. Kes tahab juua ja suitsetada, kui see võtab rohkem ise ka vastutuse. Väga lihtne. See on tema enda valik. On veel tähelepanekuid, küsimusi, kommentaare? Kui julgelt on, siis tõesti käsi, meil on vahepeal online'is tulnud. Keegi inimene on kirjutanud, et kui patsient ise palub kaasatust või isegi kuulamist, vaadatakse juba esmatasandil patsiendi peale viltu või lausa pilkavalt. Kes peaks sellele kitsaskohale tähelepanu tõmbama ja suunama esmatasandil juba patsienti kuulama? Tuleb selliseid tagasisidesid või selliseid nagu kommentaare tihti ette? Ütleme niimoodi, et minu lauale jõuab igasuguseid kommentaare, kaebusi ja väga suur osa nendest on seotud kommunikatsioonioskustega. Need on mõlemat pidi. Kommunikatsioon on alati dialoog, see ei ole niimoodi, et mina pean või omast arust dialoogi, tegelikult mina räägin kellegi pihta, samal ajal tema mõtleb juba, mida minu pihta rääkida. See on dialoog. Siin on oskuste komplekt, mis on võib-olla ka meie meditsiinihariduses olnud natukene lünklik, et just erivajadusega inimestega, kuidas suhelda siis, kui on näiteks psüühilise erivajadusega inimene, tal on mingid käitumishäired või kui sa näed, et inimesel on nii suur ärevus tegelikult seal taustal, et ta ei suuda infot vastu võtta, ta tuleb esmalt maha rahustada. Kuidas suhelda vaegkuuljatega? Ma toon ühe näite lihtsalt, miks need nüansid on olulised. Meil oli kohtumine just vaegkuuljatega, et kaardistada nende probleeme ja toodi välja näiteks selline probleem, et apteegis, kui ta läheb enda ravimit välja ostma, siis selle asemel, et kuidagi üritada kommunikeerida diskreetselt, apteeker hüüab, üritab siis karjuda järjest valjemini, teinekord väga diskreetsetel teemadel, et seda kreemi määrige sinna ja sinna, niimoodi, et terve apteek kuuleb. Need on elementaarsed kommunikatsioonioskused. Ja tegelikult see on see, millega me peame õppima ja patsientide poolelt samamoodi, et mõnikord me patsientidena, eriti kui me oleme haavatavas olukorras, me oleme ka ise tundlikud. Ja me tõlgendame neid olukordi teisiti. Ja arstliku poole pealt ma ei ole küll esmatasandi arst, saab alati soovitada, et kui sul ei ole arstiga head koostöö, siis vaheta arsti. Et kuigi meil on ka meditsiinis juba algamas arstlik põud ja meditsiinitöötajate põud, siis siiski veel on võimalust vahetada Tallinn, Tartu erinevate keskuste vahel, et siis pöördu nagu teise keskuse poole ja küsi teisest arvamust. Et kuigi see on ka see pikk teekond, mida sina rääkisid väga, et võid saada jälle häbistatud või halvasti ütlemist, aga see on ainuke viis, kuidas nagu tõeni jõuda, et leida üles see õige inimene, kes siis sind ära kuulab. Ja see on ka, mida me oleme EPIKojas teinud, me oleme hästi palju neid kommunikatsioonikoolitusi teinud erinevates tasandites ja jätkame nende tegemist. Ja mis Katrin tõi välja, tegelikult hästi oluline on kommunikatsioonis ravisuhe. Kui sul tekib see hea ravisuhe arstiga, siis see on asi, mida tuleb hoida, millest kinni hoida, et see süsteem ka natuke, et meil on nüüd
et sa ei saanud enda arsti juurde aega, mine Narva, mine kuhugi, ma ei tea kuhu, suvalise arsti juurde, hakka uuesti seletama kõiki oma asju. Samas, kui sul on selline ravisuhe enda arstiga, et sa lähed sinna, te saate ühtemoodi asjast aru, seal ei teki neid emotsionaalseid selliseid mullistusi enam. Et see on ka oluline teema. Jah, see on ideaalmaailm. Ma tean oma lähisugulastest, kes on väsinud, käega löönud, nad ei hakka isegi enam abi otsimas, sest et on käidud, ei kuulata, lähed, räägid veel, ikka ei kuulata, siis öeldaksegi, et mine sinna teise linna, tee seal oma sama valdkonna spetsialisti juurde, käid seal ära, sama tööinimesed, võta töölt vaba päev, sõida teise linna, ikka vastust seal lõpuks, mis mina enam lähen. Selle eest arutleme mõni teine kord, selle teemal. Aga meil on jäänud veel viimased 4 minutit, võtame siis kokku, ehk siis selle ümarlaua peateemaks oli, kuidas siis võimestada patsiendi organisatsioone, et sellised 1-2 lauselised, igaüks saab veel öelda, et kõikide meile siia kaasa, et tuleval aastal 6. korda siis kokku tulla, et siis oleks veel rohkem nagu positiivse asju, millest rääkida ja muretada. Kuidas võimestada siin need organisatsioone, põhiasjad? Okei, mina alustan. Ei ole ju või patsiendiorganisatsiooni esindaja, aga ma arvan, et teeme ära midagi. Jah. Et võtame kätte, räägime Laura Laugu pähe, leiame selle raha, mille eest talle palka maksta ja teeme ära midagi. Et muidu, kui me lihtsalt õhku võngutame, siis tegelikult ju mitte midagi ei muutu. Ja teine asi on, et ma olen rääkinud seda 10 või 15 ja võib-olla, ma olen arstiga abielus juba üle 20 aasta, et kommunikatsiooniõpe arstiteaduskonda, palun, seda on tõesti hädasti vaja. See on väga-väga oluline asi, usalduse kõige muu osas. Ja saame aru, et raviteekonnal ei ole mitte ainult arst ja nii-öelda see meditsiiniline personal, vaid näiteks Lastefond rahastab juba ma ei tea, mitu aastat sotsiaaltöö koordinaatorid harvikhaiguste keskuses. Sest see ei ole mitte kellegi rida. See ei ole meditsiiniline amet justkui. See pole nagu kellegi rida, aga see on ääretult oluline, et see patsient, kes saab selle diagnoosi ja saab endale kaela kogu selle laviini, mis sellega tuleb, et keegi teda natukenegi aitaks ja juhendaks. Et teeme ära mingid asjad. Kirjutan alla kõigele, mis Siiri ütles ja lisan siia, et vajadus ikkagi selle pika plaani, selle pika strateegilise partnerluse ja jätkusuutliku rahastuse järgi. Teine pikaajaline plaan, et meil on mingisugune ka harvikhaiguste tegevuskava või arengukava. Mida selleks teha, me saame ka ise siin hakata lihtsalt mudima ja sättima, kokku kutsuda erinevad osapooled, kes siis hakkavad seda tegema. Ja 3. asi, raviteekonnad. Et ka see on see, kus ikkagi näppu peal hoida ja nügida, et siin mingisugune liikumine hakkaks peale. Jah, ma olen nõus 2 eelkõnejaga, teeme ära. Ootan väga julgelt kõiki lapsevanemaid, kes on veebis või siin koha peal, kas või privaatselt kirjutama. Jah, ma oleksin valmis tulema sellele esimesele üritusele, et me püüame leida selle aja, teid kokku kutsuda ja vaadata siis, mida me teha saame, kuidas me seda nimetame, et meie poolt saab kindlasti pakkuda seda know-how, et ma olen oma elus loonud 3 ühingut, 1 patsientide ühingu ja 2 professionaalset ühingut, et kuidas siis nagu toetada juriidilise poole pealt ja leida siis see rahaline vahend, et seda nagu teha. Ja meie siis oma meeskonna poolt, harvikhaiguste keskuse poolt, me kindlasti liigume selle raviteekonnaga harvikhaiguste osas edasi, et meil on kindlad plaanid Tervisekassaga. Ma ütleks seda, et kui siis inimesed on kokku kogutud, plaan on paigas pikas perspektiivis ja asjad olete hakanud tegutsema, siis ma võib-olla lisaksin omalt poolt siia ühe viimase mõtte, mille võib-olla paneksin kõigile natuke südamele ka, et patsientide enda välja öeldud põhimõte nothing about us without us, ehk siis mitte midagi meie kohta ilma meieta. Kui me midagi teeme, siis teeme koos patsientidega esimesest sammust peale ja niimoodi me loome päriselt väärtust terve ahela kaudu, mitte siis ainult lõppfaasis. Ja mina jään enda eelmise mõtte juurde, et info võiks olla ühes kohas, just see ühingu alustamise jaoks vajaminev info, raamatupidamine, haldamine,
et see võiks see olla KBC ühes oleks kohas. juba, saaks hakata pihta. See oleks juba Jah. vägev. Jah. ma ütleks juba, et võib-olla siis mitte ainult see alustamise osas, et oleks see ABC, vaid ka kui juba ühing on loodud, siis mingi selline koostöö, et kas siis meditsiinipersonali või sotsiaaltöö koordinaatori vahel, et kui meile kui ühingu siis liikmetele tulebki mingi küsimus, millele me ei oska vastata või et kus me siis saame selle oma nii-öelda ühingu uuel liikmel siis soovitada pöörduda või et ka kohe küsida kellegi käest, et see nii-öelda koostöö on hästi oluline, et nii siis nagu ma arvan, et nagu meditsiinipersonalile patsientide osas kui ka patsientidele siis meditsiinipersonali osas see kahepoolne koostöö. Aitäh! Teie ees olid Tuuli Seinberg Eesti Puuetega Inimeste Kojast, Siiri Ottender-Paasma Lastefondist, Elis Riin-Taresõrt ja Miia Kattel Eeler Stanasi ühingust ja Katrin Õunap, fenüülketonuuria ühingu looja ja ühtlasi ka veel Miia Kukk, kes on siis töötanud Hollandis rahvusvahelises ravifirmas patsiendikesksuse valdkonnas. Aitäh teile! Sellega tänaseks lõpetame. 5. aasta. Selline, võite püsti tõusta, jah, te olete tund aega istunud tublid, et võite püsti tõusta ja aitäh kõikidele tänastele esinejatele, küsijatele ja kõigile neile, kes mõtlevad kaasa, tegutsevad kaasa, kes pingutavad ja kes tegelikult on see ülimalt raske teekond, kes suudavad ikkagi naeratada. Ja naeratama peab, sest positiivsus võib edasi. Aitäh teile, mina olen Jaanus Kord.